Aga kui oli see raske kevad minu jaoks, kus mul suri siis vanaema ära, ma olin temaga igapäevaselt haiglas seotud, ma tegin telesaadet, siis vanem suri ära, meedia ründas. Ja siis ma ühel hetkel tundsin, et kas keegi üldse saab sellest olukorrast aru, kus ma olen, et keegi tegelikult ei teadnud, et ma kaotasin 10 kilogrammi. Ma olin arstide järelevalve all, arst ütles, kui ma kilogrammi veel alla võtan, et siis nad panevad mu lihtsalt haiglasse, et siis võib kriitiliseks minna. Ma olen ühest sellest aru saanud, et mind ei saa hävitada, sest mult ei ole midagi ära võtta. Mis sa võtad mult ära? Kui sa võtad mult selle ära, ma lähen poliitikasse. Tead, ma täna rääkisin lihtsalt paari tipp-poliitikuga ja ma üldse ei välista. Poliitikat kunagi. Ja ma tahan kohe nagu tipp-poliitikat selles mõttes, et mul on päris suur plaan ja mul on nüüd küsimus ainult erakonnas ja sest ilma erakonnata sa ei tee No kelle poole tõmbab? Ma praegu ei valjasta neid erakondi, aga ma kindlasti ei taha kõige populaarsem erakonna, aga ma tahan erakonda minna, mis vajab ümberstruktueerimist ja ülestöötamist, et mind huvitab protsess. Tead, ma tunnistan ühe asja üles, ma olin tegelikult eelmine aasta terve aasta aega suhtes. Ma ei ole seda kunagi, keegi ei tea seda. aga ma ütlesin, ma hoian oma eraelu ja seal oli ka Mulle meeldib, et nagu ma väidan, et sa oled mu sõber, aga nüüd ma isegi teadnud, et sa suhtes oli. Ja, aga see oligi minu väga isiklik suhe, isegi mu perekond ei teadnud sellest.